Klikkides otsitava teaviku nimele avaneb otsingukirje. Otsingukirjes on võimalik näha teaviku kohta käivaid biograafilisi andmeid, nagu näiteks teaviku autor, pealkiri, kirjeldus. Siin lehel saab ka näha, millises raamatukogus selle teaviku eksemplare leidub. Iga teaviku kirje juures on lehe keskosas 4 alajaotust, milleks on eksemplarid, täiskirje, mark, kuva ja lisainfo. Jaotuses eksemplarid, mis ka teaviku kirjes alati esimesena avatud on, võime näha kõikide selle teaviku eksemplaride asukohti. Eksemplarid jaotuses on 4 tulpa: asukoht, kohaviit, staatus ja märkused. Asukoht näitab konkreetse eksemplari leidumust mõnes kindlas raamatukogus. Teatud juhtudel on asukoht ka esitatud lingina. Sellisel juhul on võimalik lingile klikkides näha selle raamatukogu kontaktandmeid ja aadressi. Teine tulp näitab eksemplari kohaviite. Kohaviide alusel leiab raamatukogu hoidja teaviku kiiresti üles. Seega raamatut tellides tuleks tellimissedelil täita lisaks pealkirjale ja teistele raamatu andmetele kindlasti ka kohaviide lahter. Nii möödub raamatu laenutusprotsess sinu jaoks kiirelt ja mugavalt. Staatus näitab konkreetse eksemplari hetkeolukorda. Võimalikke staatuseid on eksemplaridel palju erinevaid, esitame vaid mõned enam levinud. Staatus kohal tähendab, et raamatut on võimalik hetkel koju laenutada. Staatus tähtaeg koos kuupäevaga tähendab, et eksemplar on kuni selle kuupäevani teise lugeja poolt laenutatud. Staatus kohalkasutus tähendab, et seda eksemplari koju laenutada ei saa, vaid ainult lugeda kohapeal raamatukogus. Mõnel juhul on staatuse tulba ees sinine ringikujuline ikoon. See on avakogu juht. Avakogu juht kujutab endast raamatukogu kaarti, kus eksemplari asukoht on riiulil ära näidatud. See on viis, kuidas lugejal on võimalik kiiresti raamat ise üles otsida. Viimasena on lahter märkused, kus mõne teaviku puhul on kirjas lisainfot.